Tartu kesklinn, tudengipäevad ja täna on siis selline asi nagu selline üritus nagu libetrepp, aga siin on mingi vana tiigri kostüümis ja tundub, et musa mängimine käib. Ja siin on siis Wings One Red Bull Estonia masin. Pean jälle järjekordselt nentima, et kellaajad lähevad üle nagu alati, aga eks tegijal juhtub alati, et kes teeb, sellel juhtub ja kes ei tee, sellel juhtub midagi. Sain nüüd veidikene targemaks, et veidikene hilineb see tänane sükene libetrepp või mis iganes see siis on. Et kell 8 pidi algama, 20:10 pidi siis esimene võistleja peale minema, aga reaalsus on see, et siis lükati siis vist kella 9 õhtul ja see trepp siis kaetakse siis mingisuguse libe vee ja libe ainega, mingi libestiga, ma ei tea millega ja siis nad hakkavad alt üles ronima ja kokku on 25 osalejat. Et peab sinna ülesse välja jõudma. Kuidas see asi kõik välja nägema hakkab, seda juba siis veidikese aja pärast, aga siin on siis nüüd see uus Pepsi, mis on sidruniga, et sükene reklaamiohver nagu ma olen, et Coca-Colat ma väga ei ole ostnud, aga Pepsi küll läheb väga hästi peale, nii et ja siis juba veidikese aja pärast siis hakkame vaatama, mis toimuma hakkab ja autost lähen toon kindad ka, väljas on ikkagi küllaltki karge ilm veel. 20:56 ehk siis äkki nüüd on juba alanud see show seal platsi peal, kohe jõuame sinna ka. Kogu see tegevus toimub siis siin vana kaubahalli kõrval ja nagu näha on siis tellingutest tehtud sükene trepp. Tundub, et sükene 3 tasapinda, kui võrrelda, siis ta on nagu teise korruse aknaga samal kõrgusel ja rahvast on ka juba oluliselt juurde tulnud siia, nii et saab põnev olema. Ja siin on siis tüübid, kelle selja peal on kirjutatud ahaa. Kas te olete valmis libedaks trepiks? Räägib miks on liiga lähedal. 5 võistlejat läheb siis esimese tripiga üles. Kokku oli neid 25. 3, 2, 1, Tundub, et on piisavalt libe, et üks tuli juba alla ühe korra. Number 13 muidugi, aga ei ole 73 hoopis. 73, mitte 13. Ja läheb uuesti. Päris hea. Jälle uus katse. Rahvast on ka täna päris palju juba siia kogunenud, nii et tundub, et see on populaarne üritus. Mina näen seda siiski esimest korda. Ja nüüd tuled alla.
Ma ei tea, kas see on hea mõte sealt niimoodi alla tulla. Aga nad peavad alla saama midagi. Seda on isegi karm vaadata. Viimasel trepil on nagu see mingi hüpekas ja seal nad teevadki selle. See tundub isegi hullem kui see paadiralli. Sest vaata, see esimene laial trepp on kõrgemal ja seal toimubki see hüpe. Koju lähevad otot. Mulle tundub, et selja taga on meil naaberrahvus lätlased või leedukad. Ma arvan, et need on lätlased. Järgmine võistkond hakkab siis nüüd võistlema ja eks näha ole, kuidas siis sellel võistkonnal minema hakkab. Aga ala on karm, jah. Palja jalu kõik. Isegi kui haiget saad, ei saa näidata ka, et haiget said. Lõbusat nägu tegema kogu aeg. Napikas oli. Hamba kaitsma suus, jah. No tubli igal juhul, et läks. Mina ei oleks sinna julgenud üldse minna. Nüüd tuleb kõige põnevam osa. Siin võiks olla seljakaitse. Meil on tulemas kolmas riik, meil on tulemas kolmas riik eesooru. Ja tuleb jälle. Oba. Sealt pigem läheb sabaluu. See on nagu mingi peilormi maad. Jah, ma arvan, et need hamba kaitsmed on ainuüksi sellepärast, et kui sa niimoodi kõhuli alla tuled, siis võid hambad sul vastu treppi käia päris korraliku litiga, nii et võid oma klahvidest kõikidest ilma jääda, et näha on, et ega haiget seal saab ja mitte vähe. 88. See on juba ühe korra alla tulnud. 44 hakkab üles jõudma, loodame, et jõuab lõpuni. Ei ole, 35, esimene jõudis ülesse. Tublid. Ja tuli alla. Igas seltskonnas on keegi, kes tuleb alla kogu aeg. Mulle tundub, et siin paremal pool on libedamad need trepid. Dažniausiai tie, kurie neužlipa, turi patentą dešinę pusę, tai sakyčiau, kad kairė pusė mažiau slėpti yra ir čia nori lipti. See panik nii tuimalt alla. Tuimalt alla, jah. Ja see on järgmine. Mis neil puudu on? Kiivrikaamerad. Normaalne tundmatsimine. Neil võiks olla need kaamerad siin pea peal, jah.
kurvi on pani 4-3 täiesti lahti. Sul 45 on täiesti teise tempoga. 45 läheb ikka väga kõva tempoga üles. Vasakpoolne vahab nii kiiresti üles. Tal on liiva vobertalda talle äkki. Ei, minu pealt... Ja tuleb. Ai. Ja juba üles. Wow. Kodus harjutan. Kodutöö tehtud reis. Hästi on niimoodi diagonaali kõik ronimiskiirusega. Läheks nad mööda püramiidiga niimoodi üles sama lihtsalt. Ja selle vaatame veel ära ja siis liigun siit tänaseks ära, nii et praegu aga hakkavad jälle alla tulema. Instagramis saab pärast näha, kes võitja oli. Jah. Normaalse mölluga tulevad alla ikka. Üks tuleb vaikselt sealt. Ta üritab tulla vaikselt. Vaikselt tuleb. Ta näeb teiste valu ja sellepärast tuleb aeglaselt. Tark ei torma, vaata. Nüüd tahab ikka liugu lasta. Ei tahtnud nii suur haaga tulla. Meil on aeg käes, viidetab see voorus. Davai rahvas, teeme hääl teile 5 mehele, teeme hääl. Ei, ma ei lase teid sellega läbi praegu. Davai, teeme! Väga hea. Ükskord eksime, 2 korda õpime selgeks. Davai rahvas. 3, 2, 1. Lükkas softballist näitsa. Räägin nendest veerežiimidest, seal olid erinevad asjad. Vahetati nimestik. Ainda ia ser o traça, mas se chimeia com ele. Ja 46 otsustas, että tää on missä tiukulassa. Ja tää on pikkuliin. Tästä ei ole oikeastaan kelpaa röppäisissä. Tai viitsisen. Räägin, tuleb vähem süüa. Korralik. 74, sa rikkusid reegleid. 74. Tule alla, sa ei ole praegu edasi saanud. Mis ta valesti tegi? Ma ei tea, ta võib võttes näha treepi astma vahele, aga ma ei ole. Pani käe vahele. Kätt ei tohi vahele panna vist. Jah. Aga pole hullu, mulle meeldis see sülikus. Ja tegelikult Läheb. Suht nõmme. Ja viimased sammud ees. Ja kätega võid ainult toetada sinna peale, aga mitte vahelt kinni võtta. Ja küüned peavad ka lõigatud olema. Deci o ceaptă cu leaptă. Nüüd tuleb teine voor ja osalejatel on käes siis boksikindad, nii et saab olema palju põnevam. Kaotajate matši võistleja on number 73, Ben Hur. Ja järgmisena paluks number 82, Lisbeth Leuska. No nii. Ja kolmandaks. Rahvast on päris palju. Kolmandaks number 9. Kate Ekioli. No nii. Minu panused on, kõik tulevad alla siit kolinal. Keegi ei saa ülesse. Ma arvan, et keegi ei saa ülesse. Aga kohe näeme, kas saab üles või ei saa. Osalejad, kas te olete valmis? Nad noogutavad, nad muigavad. Ja 3, 2, 1,
No 55 läheb seal. Surub ette, Nerv tuli sisse. Tšekologa, ei. Nonii. Nonii. Ja läheb. Boksikinnastega tundub on kordi keerulisem. Kaalul on ikkagi kood poolfinaalis. Selle nimel tuleb andama Problema maratona Čarba, šlips arba ne šlips. Number 55 ära kasutama kajalgas ei tule alla. Number 55 tule alla. On ikka see, kui teada. Number 55, please come down. Ei anna veel alla. Ma arvan, et ma viin mind selle ära, et mulle tänaseks aitab. Et kes ikka tahab, tuleb ise kohale siia Tartusse ja tudengipäevadele ja vaatab koha peal laivi. Järgmine aasta. Järgmine aasta on ka, see on iga aasta, jah. Kõige lihtsam on jääda sinna ühele istme peale ootama, kuna kõik alla kukuvad. Oi, kõik on väga lähedal ja nii võivad seda edasi pääsu. Vaata, pane sinna üles 4 kilo või 5 kilo raha. Oleks nad juba üle. Tai reise ma lähen ise. Huvita hommikuni laseks. Õigused nad passivad seal konkreetselt hävitlejuures tapped viimasel viisil. Välekad vaatasid seda võitu ja sinu. Ja 46 lihtsalt võitis käigu välja. 46 tule alla, disklav. Asukohta ei tohi vahetada. Viimased sekundid, pingutame veel. Ärge ronige rohkem, oodake. 45 sekki veel. Ütles 45 sekki veel. Tuleb lihtsalt püsida. No nägi. Tõdad selle järgi, kes kõige kõrgal. Jaa. Et viimane hakkas sealt sõpsima, hoidnud kinni lihtsalt. No vot, see oli siis 2 inimest sai siis poolfinaali ja see trall kestab siin kella 11-ni. Igal juhul ma olin see aasta esimest korda sellist asja vaatamas, nii et see on tegelikult karm. Ma ei oskagi võrrelda, kui panna kõrvale siis paadiralli ja siis see libe trepp, siis paadiralli puhul see vette kukkumine on korralik draama. Aga siin muidugi, ma ei tea, põrutavad põlved, kõiksugused liigesed, ma ei tea, kas esihambad ka mõnel suhu jäävad. Igal juhul jah, et tudengipäevad veel siin Tartus kestavad, nii et 1. mail on juba siis päeval on kastironimine, mida ma vaatama kindlasti lähen ja siis õhtul on mudamaadlus Raekoja platsis vist kuskil või selle lähedal siin kuskil, nii et ja see on õhtul kell 9, nii et kui sa ei ole varem käinud jah, tudengipäevadel, siis sul on veel võimalus tulla, nii et homme ilmselt ma ei lähe midagi vaatama, aga jah, reedel siis on 1. mai, nii et siis juba kohtume siis juba 1. mail, ma arvan, linnas. Tšau!